sa tead, kes see mees on ja sa leiad selle mehe üles, siis tõmba kõne peale. Hallo, coach kuuleb. Jah, ma olen teel. Sina oled muutuja ja mina olen muutja. Sina muutud, kui sina soovid muutuda. Sina muutud paremaks inimeseks. Sina muutud tugevamaks inimeseks. Sinust saab üliinimene. Nietzsche, siit tu püksi. Siit tuleb Maiduk, life coach. Kuradi saiu kutsutud, sind oli öeldud. Tegelikult ka, tee korda. Kas ta küsis või? Tähtis. Üldse. Teate, mis Üpsilon sai 1 aastaseks reedel, palju õnne talle. Ja mõnikord on niimoodi, et vanad inimesed, kes on 70 umbes, või täpselt 70, võivad jääda peast aina nooremaks. Aga see ei tähenda, et nad nagu nooruslikumaks muutuvad, vaid see tähendab, et nad hääbuvad. Selle nimi on dementne inimene. Ja kui on olemas keegi, kes on 70, aga ta mõtleb 1 aastase kombel, siis talle ma soovin ka ilusat esimest sünnipäeva. Ja ma tean, sinna ei saa midagi teha, kui hääbub. Seda enam tagasi ei pööra. Räägi mulle, millal Pelle Rasmus võib valetada? Milline on valge vale? Põhimõtteliselt valetada võib siis, kui sellest valest on ainult kasu. Iga vale on okei, kui sellest on kasu kellelgi. Mina eelkõige olen oma elus ikkagi kasutanud, et ma valetan, et mul oleks kasu. Aga samas saab ka teha niimoodi, et valetad inimestele, et hoida neid mingisugusest hirmsast asjast. Et kui keegi näiteks küsib, et kuule, et maksa raha ära, ma ütlen, et mul ei ole, sest et tal on ju hea teada, et mul ei ole, muidu ta arvab, et ma olen pahatahtlik ja ei taha talle maksta seda raha. Aga raha on üldse niisugune näide, et see ei ole nagu oluline, aga ma arvan, et kasu on oluline. No jaa, ega selles mõttes raha ei aise teadu poolest. Aga mis sa siis, no jaa, kui ei ole raha, siis ei ole ka võlga, mida tagasi maksta. Kas sa tihti inimestele, kellele sa võlgu oled niimoodi, sa ütled, et sul pole raha? No ma üldse nagu selles suhtes ise ei jää kunagi kellelegi võlgu. Me lasi selle asjale üldse nii kaugele minna, et kuskilt tuleks nagu olukord võtta enda kätesse ja juba enne eos ära neutraliseerida see võimalused, et keegi hakkab sult nagu nõudma mingit võlga, sest et tegelikult valetamiseks esimesi niisuguseid punkte või postulaate, millest nagu pihta hakata, on see, et tuleks nagu kontroll säilitada olukorras. Et sa pead ise olema nagu kontrollis, puldis pead ise olema. Aha, aga kuidas siis? Ja kui ma panen ennast olukorda, kus keegi nagu hakkab minult juba võlga välja nõudma, siis seda ei juhi nagu mina. Aga kuidas siis hoida kontrolli, et mismoodi siis mitte üle ääre minna valetamistega, et korraga liiga palju või? No esimene asi jälle, millest võib nagu pihta hakata, et ei tasu nagu liiga palju rääkida. Kõige suurem vaenlane ikkagi valetamise puhul oled sa ise endale, kui sa näiteks endale kogemata mingi augu kaevad või kuidagi sisse räägid ennast. Et nagu soperdad ära. Anda nagu minimaalselt ja kui annad, siis väga nagu läbi mõelda kõik, et kuidas see üldse nagu käima peaks. Pärast hakkad ise endale veel vastu rääkima. Ja algus alustad ühest jutust, siis oled teise jutu juures ja lõpuks lõpetad 3. juures. Nii ei ole seda on ju väga raske endalgi uskuda seda juttu. Jaa, loomulikult selline
selline valetamine ei aita sind kuhugi ikkagi. Me valetame ikkagi sellepärast, et jõuda kuhugi edasi, saavutada mingeid eesmärke. Millal sa said aru siis, et maailm on vigane koht ja nii palju on valelikke inimesi? Ja miks sa valetama hakkasid? Ma isegi praegu ma arvan, et ma olen valetanud nii kaua, et ma isegi ei mäleta, millal ma selle esimese ma valetasin juba enne, kui mu mälu üldse kaardistama hakkas midagi. Aha. Et näiteks konkreetne näide mingisuguse siukse väike lapse või imiku pealt, et inised lihtsalt niimoodi tegelikult pole munnigi viga. Lihtsalt valetad. Ja lihtsalt, et närvidele käia. Paned. Aha. Aga sa... teadlikumalt juba, siis see ikkagi on ikkagi nagu oma perse mängus olnud. Et on vaja kuskilt siis olukorrast ennast välja nagu sikerdada või oled mingisuguse jamaga hakkama saanud ja siis pärast on nagu vaja sealt kuidagi apust olukorrast nagu välja tulla niimoodi, et ei oleks üldse apuna. See on väga õige. Sellepärast me valetama hakkamegi, et ennast päästa. Ühesõnaga, siis enne kui sa üldse õppisid nagu rääkima lauseid, sa juba siis nagu mentaalselt sa juba valetasid. Et sa ei olnud oma eksistentsist veel teadlik, aga sa juba valetasid. No võib nii öelda, jah. Selles suhtes, et tegelikult perset ma hakkasin juba kaitsma enne. Enne kui üldse ma mõtlema hakkasin. Sa juba hakkad, see on nagu siukene instinkt, et ellu jääda, ellujäämise instinkt. Ega igalühel ei ole sellist võimekust tegelikult, et... Ja mis on ka see, miks ma olen selle elutee valinud, et ma olen pannud tähele, et ikkagi kõiki ei vaata seda asja ja nõnda. Ei ole sellised võib-olla ellujäämise instinkti või on lihtsalt mingisugune muu vaatenurk täiesti nagu elule, et Okei, aga mis sa siis nagu soovitaks inimestele, et peab ikkagi valetama või? No, kui saab ilma, võib ilma ka. Aga eriti ei saa, on ju? Aga kui keegi juba sulle siin kuskil valetama hakkab, on ju, siis ja ise nagu sinisilmselt kogu aeg tõega vastu hakata, see on ju lootusetu case, et mis sa kohe alguses nagu otsustad ära, et sa jääd kaotajaks, siis ei ole mõtet mängu kaasa hakata tegema üldse. Selles mõttes küll muidugi, et tuleb ikkagi noorest peast kohe aru saada, et maailm on vigane koht ja sellest tuleb lähtuda. Mitte ei tule mõelda niiviisi, et äkki ma teen head. Sa ei tee head, türa hakka kohe valetama. Ja kõvasti tuleb valetada, on ju. Ja kui sa oled juba endale selgeks teinud, et maailm on vigane koht, siis ju tegelikult sa teed head, kui sa teed vigasele nagu halba. Et vigasele maailmale, mis mõttes, elaborate, laiendame, palun. No oletame, et sa tuled kuskilt mingi süütu valega välja selleks, et sa oled just alles saanud aru, et maailm on nagu siukene vigane koht, nagu sa ise ka ütlesid, on. Ja õiglustunne kuidagi, sisemine tunne ütleb sulle, et sa ei saa enam nagu tõega läbi. Et miks ma peaksin saama tõega läbi, kui teised ei saa, kasutavad seda. Põhimõtteliselt nagu seod oma käed kinni. Jah, ma saan aru, et ei ole mõtet oma käsi kinni siduda ise. Ja väga õige, ega selles mõttes sa pead ikkagi aru saama, mis maailmas me siin elame, on ju. Ja kui sa niimoodi arvad, et sa võid siin mingisuguste voorustega mingid mänge siin mängida, siis sa oled loll. Need ajad on nii, Jeesuse lugu, ma arvan, et paljud on kuulnud, mis temaga juhtus. Kes see Jeesus on? Mingi tüüp oli, kes kunagi väga ammu, ta proovis ka ainult heaga ja lõppes üli halvasti. Mõtlesin ka, et siukene nagu moraal tundus, et on nagu siukene kuidagi haige moraal vist on nagu selle. Kuidas siis on, miks üldse keegi hakkab head tegema? Juba kui nii varakult on teada, see on minust mitu tuhat aastat tagasi kirjutatud mingisugune... See on juba vana teema, jah. Raamat, mis ta oli. Et see... Ei selles mõttes, et head teed ikkagi ainult siis, kui sul sellest kasu on, siis tuleb head teha. Jaa. Et mina näiteks aitan vaeseid, või aitan näiteks vana mutt aitan, ma tean, tal pole sugulasi, ma tean, et ma juba tunnen lõhnast ära, et see mutt juba kõduneb ja
noh, seal on minu kasud on sees, tal ei ole kellelegi jätta oma varandust, ma olen seal, tal pesen põrandaid, eks ole, ja tal ei pea ka need asjad, põied asjad ei pea, ma pean talle ikka ütlema talle aeg-ajalt, et kuule, vahest aitan selga pesta ja ega ma seda ei tee sellepärast, et mul oleks mingisugune moraali kompass kuskil väga õiges kohas, noh, lõpetage ära. no moraaliga come on, võid mis seda moraali sama kompass? Kompassiga pesed ennast. Seda mõtlengi, et sa võid tagumist poolt võid selle moraaliga pühkida. Niimoodi ei käi need maailmas siin asjad, saad aru, see on, Sokrates juba ütles, et maailm on korrumpeerunud ja see ei tähenda seda, et maailm võtaks mingit altkäemaksu, vaid seda, et maailm on algusest peale vigane. Miks mitte siis ise ka korrumpeeruda, kui terve maailm juba on korrumpeerunud? No mingit tasemelt nagu alates, ma arvan, et on isegi täitsa nagu eetiline korrumpeerunud maailmale korruptsiooniga vastata, et see ju, noh, kui mina räägin eesti keeles ja sa vastad mulle vene keeles, siis võib-olla tundub, et on ebaviisakas. Et noh, ikkagi silm silma, hammas hamba ja korruptsiooniga korruptsiooni vastu. Õige, väga õiged sammud, niimoodi me selle siit välja juurimegi. Ega ilma asjata ex-mafia mehed poliitikasse ei lähe. Henry 3X küsib su käest, et kõige kasulikum vale, mis sul on olnud? Kui ma nüüd peaksin siis hakkama kõik oma kasusid nagu lahti nuputama, ma arvan, et see on üldse mingisugune baasvale, mis on kuskilt, see on isegi siuke, et see ei tundugi kellelegi vale. Praegu nagu, ma ei tea, kas ma saan nagu reeta selle, sest et valedega kipub olema niimoodi, et kui väga nagu lakooniliselt nende taustast hakata jaurama, siis võib juhtuda, et märkamatult mu enda elu variseb kokku niimoodi, et ma ei ole sellega nagu arvestanud. Et praegu ma natuke seedin seda küsimust ja ma arvan, et kuna tegemist on niivõrd olulise ja kaaluka asjaga, siis ma annan selle vastuse, aga ma natuke mõtlen selle peale, juurin enda... No muidugi, see päeva lõpuks ütleme, võib-olla saate teada, võib-olla ei saa ka, ega te ei tea, kas me valetame teile või mitte, aga ma praegu luban sulle kindlalt ära, et päeva lõpuks saad teada. Ja noh, siin tekivad erinevad nagu küsimused, et mis on kasu, mis on kõige kasulikum või milline see vale peaks olema, kas võimalikult lihtne vale või suur vale, et noh, efektiivne vale võib-olla, mis on kõige efektiivsem vale. Siin on erinevaid tahkusid, et see tuleb ilmselt välja siin veel. Päeva käigus, ja no natuke ikka peab valetama. No. Mina näiteks koolis klassijuhatajale ei valetanud, ütlesin ausalt, et mul on raamat lugemata, sain noomida. Mul klassivend samal ajal väites, et on lugenud, tegelikult ei olnud lugenud, luges kokkuvõtet, sai hea hinde. No mis asja, millest me räägime? See on siis aus või? No ei ole, noh. Sellepärast lihtsalt pohhu, ei valetage kõik, noh. Et siis pead ikka aru saama, mis pidi maailm keerleb. Ma ei tea, sa 9/11-st oled kuulnud või? Olen, aga mida uskuda sellest? No. Nii palju lugusid on selle kohta. Ja kui sa mõtled 9/11 ja enda kasude peale ja paned need kaks listi kõrvuti, siis ma arvan, et seal on neid kattuvusi ülivähe. Mul on tegelikult puht juba nagu siuksel matemaatilisel tasandil mul ei ole nagu kasu sees, mul ei ole mõtet isegi hakata selle 9/11-ga nagu midagi tegema, sellepärast, et see ei puuduta mind. Kui sa suudaksid mulle öelda praegu, et mis aspektist see puudutaks mind? Ma suudan. Ma ei tea, kas sa sükest venda tead nagu David Icke või, aga kui me räägime vandenõudest, siis on inimesi, kes usuvad reptiile, on inimesi, kes usuvad, et Soomet pole olemas, on inimesi, kes usuvad, et Hitler on Argentiinas taas sündinud, aga siis on siuke vend nagu David Icke. See vend usub kõike, nagu kõiki konspiratsioid korraga, täiesti vabalt, noh. Ja tead, miks tal seda kasulik teha on või? Sellepärast, et vaata, inimestel on vaja lootust ja inimestel on vaja selgitust, et miks ma siin olen, et mis on eksistentsi põhjus. Ja seal juures võib olla näiteks teaduslikud põhjused, et eks ole, aga teadusega on ka niimoodi, et kui faktid kummutatakse, siis on eelmised faktid enam pole faktid. Ja sellepärast ma saan anda mina kui David Icke inimestele lootust,
ja ütlen neile, et mina tean, miks maailm on katkine koht. Ja nad kuulavad mind ja nad ei kuule mind mitte tasuta, sest et sellised teadmised maksavad. Just. Ja kui ma müün, ütleme, Ja mitte vähe. igas Ida-Euroopa paigas müün välja Saku Suurhalli, mitte ainult Ida-Euroopas, ka Lääne-Euroopas ja Saku Suurhallist veel suuremad hallid, siis ma ütlen, et on kasu küll. No on, aga ta usub. Kas ta ise on nagu need valed? Kas sa praegu valetad mulle? Kas ta valetab? Võib-olla mina ei tea, ta näeb ise suht sisaliku moodi välja, et võib-olla ta üldse kuradi... Aga kui sa nagu arvad, et ta on sisalik, siis kas sa juba kohe eeldad, et ta sisalikuna, et see on, kui sisse kirjutad, et ta on ka valetaja? No öeldakse, et noh, et justkui nagu ussid on valetajad, aga no ma ütleks, et sisalikud ka või? See on sisalikud, ussid, reptiilid või... Kõik reptiilid, jah. Kõik reptiilid. No kuidas sa saad niimoodi tõsimeeli väita, et sa hommikul oled mees, õhtul oled sisalik, ära valeta mulle, sa oled sisalik või... Reptiil, inimene, reptiil, ega ta nagu usaldusväärne kindlasti ei ole, aga võib-olla ta ei tekita meis usaldust sellepärast, et ta on lihtsalt nagu erinev. Et me nagu kardame kuidagi justkui nagu võõra kultuuriga, me tegelikult ei mõista lihtsalt teda ja me arvame, et ta valetab, aga tegelikult ta saab teistmoodi asjadest aru või ta hoopis asjadest aru saamine tähendab tema jaoks hoopis midagi muud. Jaa või on, jah. Et noh, ta võib-olla ei arva, et kui sa saad asjadest aru, siis sa pead seda ütlema välja, et võib-olla nagu ta on mingisugune oma loogika, kuidas ta näeb, näiteks läbi kasude maailma. Mina arvan ka, et vaat ma ei teagi, kes mulle valetab, kas Andrus Ansip valetab mulle või valetab mulle David Icke ja ma ei saagi kunagi teada. Aga mina otsustan seda, mina võtan seda infot vastu, mis mulle kasulik on ja mis mulle meeldib. Ma loon ise enda reaalsuse ja sellepärast mina usun siin David Icke. Mängida mingit tõenäosuste mängu ka veits, et nagu proovida, et noh, kas Andrus Ansip valetab mulle, et kas selle tõenäosus on äkki nagu suurem kui see, et David Icke sulle valetab. Et noh, mulle praegu tundub, et David Icke on siuke vend, kes ei valeta. No miks ta peaks, kui ta räägib tal ei ole kasu ju seal sees, et kui ta miks ta peaks valetama? No mees selles mõttes, et... Kes kasu taga ei jääda, tema ja ma naljalt valetama ei hakka. No aga ütleme niimoodi, et kui ma praegu statistiliselt saaksin valida, kas ma läheks kuulama Saku Suurhalli Andrus Ansipit või ma lähen Saku Suurhalli kuulama David Icke'i, siis ma lähen David Icke'i ja ülejäänud inimesed maailmas tahavad ka David Icke'i kuulata. Nii et mis me siit järeldame? Et... No, võib-olla enne, kui me järelduseni jõuame, ma pakkuks välja siukse variandi, et noh, siukene olukord, et kas sa lähed kuulama seda venda, kes räägib sulle, mis sulle meeldib, mida sulle meeldib kuulata, või sa lähed kuulama seda, kelle juttu sulle ei meeldi kuulata, siis et keda sa kuulama lähed? Ma ikka lähen seda kuulama, kelle juttu mulle meeldib ja ta pakub mulle lohutust ja ma võin leida ükskõik mida, ma lihtsalt kuulan kuradi, mida David Icke räägib ja mul hakkab sitaks kergem. Ma saan aru, et ma ei olegi tolba joob, ma saan aru, et ma teadsin terve aja. Sa ei ole üksi. Minuga koos on veel 10 000 inimest, kes ostsid selle 40-eurise pileti. Ja VIP-loosis saad veel väeküünlad kaasa. Üks väeküünal, ega see ei ole niisama, Rutt Pukman räägib sulle väe peale sinna küünlale. See küünal on 7 eurot on tükk, aga ma ütlen, et väe eest ei ole see palju. On ka olemas sellised asjad nagu mingid väekivid ja asjad ja tegelikult võib ka arvata, et mingid reptiilid võib-olla müüvad neid mulle või kellegi teise kasu on mängus, aga need on tõesti väga odav on see vägi. Väge sinna tasub investeerida. Siukse raha eest. Et kui mingit raha on, siis esialgu lükata see väkke ja vägi, väega saab nii palju asju teha. Ja. Alustades rahast ja lõpetades maailma muutmisega, et see jah, tegelikult ma valetaks teile, kui ma praegu ei ütleks, et sellest me siia tulimegi praegu rääkima, et mina ja Pelle Rasmus, et meil on erinevad väepaketid ja miks me peaks teile valetama, võtke see pakett ligi ja teil silmad lähevad lahti, siit keskelt hakkab surisema kolmanda silma koha pealt, aga enne anna raha. Põhimõtteliselt, kui annate piisavalt palju raha, te tunnete kohe, et hakkab surisema. Ja ega tasuta ei ole siin maailmas midagi. Ja kui raha ei ole andnud ja mõtled, miks surisema ei hakka,
no siis ka täpselt, et noh, mida sa oled panustanud sellesse, et saaks selle väe. Kas see on niisama vedelevad siin maailmas asjad, me ütlesime enne, maailmas peab valetama, kui sa tahad kuhugi jõuda. Ja nüüd, kui sa tahad endale midagi lubada, siis selle jaoks peab sul olema raha. Selles mõttes tasuta, sa võid seda, mis me siin praegu räägime, seda sa võid tasuta saada, aga kui sa väge tahad, siis ma soovitan investeerima hakata endasse ja enda tulevikku. No, õnneks me juba räägime siin sellest väest, et keegi ei pea seda ise välja nuputama, et põhimõtteliselt anname tasuta kogu selle olulise info ära. Mõtlete, et ma tegelikult ju, kuigi ma olen nagu tuntud kui valetaja, siis jääb täitsa aus mulje ju. Ja kes ütles, et sa valetanud üldse midagi ole? Pole mingid valesid olnudki. Või siin vahepeal ütleb keegi, et Einar Kuusk on koos David Icke'iga Hiltoni hotellis olnud. No vot, mina ei ole. Ma ka ei ole. Aga ma võiksin, kui ma natuke maksaksin. Aga sul ei ole vaja David Icke'i, sul oleme meie life coachid. Ja ma arvan, et vähemalt sama hästi, kui David õpetab life. Jaa, lihtsalt me õpetame teisi asju, et me ei hakka sulle mingit häma ajama, mingit reptiloididest, me räägime väest sulle, vägi, see on käega katsutav, vägi asjad, on olemas. Asjad, mis on lähedal, mida saab kohe muuta ja millest on sulle kasu. Et ma võin ju jaurata asjadest, millest sulle võiks justkui kasu olla, aga millest veel kasu ei ole, siis noh. Ja selles mõttes, et sa võid põhimõtteliselt, sa võid mulle lihtsalt mingi oma eseme anda, mis sul on kodus, jalanõud või midagi, või mingid väärtpaberid näiteks või midagi, võid need mulle anda ja siis ma loen sinna väe peale ja nii lihtne ongi, et kui keegi tahab, siis praegu on võimalus, et 40 € ja ma loen sulle esemele, loen väe peale ja kui sa tahad, ma näitaks sulle, kuidas seda tehakse, seda väestamist, siis 35 € veel otsa. Ja ega me ei valeta praegu ju? Ei. Kindlasti no, mitte. Mis kasu oleks valetada? Ja mis mõttega me valetame peame? Ei, kasu valetamiseks praegu absoluutselt null ju. Jaa, kuulame mussi parem. Politsei käes on load, kuid see paanikat ei tekita minus. Ma tean, et see pole ilus, aga see ei hoia mind toas. Tuleb pidu paar tüdrukut ja saab kino. Ütlen näkemist, mõistus peas kaob siis mingi riimakaga tabas alus, siia toodi liis. Ja veel 3 kähmakat, pudel viina kannabis, nii et igal lõustal oli tunne väga viis. Oli iba suust, sest mõttetöö on null, rannakull olen päeval, öösel püsti hull, kui ilma on suvepäeval, viskan rannas tšilli, õhtul metsatukas grillin, väänad mutsile aprilli, paari omanik, tankist on vist teed, tähtsad nägu vaikselt tõmbab kodus kannabist, korrupeerunud on ka iga abiprefekt, avutsi kandjate sekt, olukord on perfekt. Chill out squad, politsei käes on load, kuid see paanikat ei tekita minus. Ma tean, et see pole ilus, aga see ei hoia mind toas. Tuleb pidu paar tüdrukut ja saab kino. Chill out squad, politsei käes on load, kuid see paanikat ei tekita minus. Ma tean, et see pole ilus, aga see ei hoia mind toas. Tuleb pidu paar tüdrukut ja saab kino. Mu kamp kaob gramm, tõuseb tuju, kustub lamp, paar alastik kuju, tänavalt teevad suhu, suu nurka tekib vaht, kergib isu, algab ja, läbi linna algab ja, üle linna algab ja, anna maht, lähme linna, anna maht, anna minna, avalikult ära tee seda, muidu ootab tramm, klubisse ei saanud sisse, spiritisse, oled liiga noor veel, ei ole hoor veel, käest parem kinni hoia oma noor mehel ja naudi seda, et sa mõtlema ei pea, rahast 2 käega täna kinni hoidma ei pea peas, naudi seda, et siin olla on hea. Chill out squad, politsei käes on load, kuid see paanikat ei tekita minus. Ma tean, et see pole ilus, aga see ei hoia mind toas. Tuleb pidu paar tüdrukut ja saab kino. Chill out squad, politsei käes on load, kuid see paanikat ei tekita minus. Ma tean, et see pole ilus, aga see ei hoia mind toas. Tuleb pidu paar tüdrukut ja saab kino. Toon kinged chill out squad, kui masendus võtab maad, kõik torud ain probleeme üles kruvivad, pea räägin ainult tõtma, vaja pinget võtma, sest asjata ei hakka asju ette võtma. Hommikamp on koos hakkavad juhtuma loo.
kinosaal. Kuid kohal on Chill Out Squad. Chill Out Squad, politsei käes on load, kuid see paanikat ei tekita minus. Ma tean, et see pole ilus, aga see ei hoia mind toas. Tuleb pidu paar tüdrukut ja saab kino. Chill Out Squad, politsei käes on load, kuid see paanikat ei tekita minus. Ma tean, et see pole ilus, aga see ei hoia mind toas. Tuleb pidu paar tüdrukut ja saab kino. Chill Out Squad, politsei käes on load ja Chill Out Squad, politsei käes on load ja Chill Out Squad, politsei käes on load ja Chill Out Squad, politsei käes on load. Tere! Mida teile palun? Teeb siis 2 kalaainet ja 1 pudeli jook. Okei? Jaa, me oleme tagasi. Räägime veel valedest. Ütle mulle, kas see prill, mis sul ees on, et see on firmakas või? Ei ole kusjuures. Aga mul on nende prillidega seoses üks point. Esimene viga, mis tihtipeale tehakse. Hakatakse valetama niimoodi, et ei näidata oma siiraid ja ausaid silmi. Ja mis teeb valetamise tuvastamise ülilihtsaks. Et seda pointi ma tahtsin ka siin jutuks tuua. Need on lihtsalt Itaaliast, need prillid. Need ei ole üldse firmakad. Need ei ole firmakad, need Itaaliast. Aga miks sa ei valetanud mulle? No selles suhtes mul ei ole kasu sellest valest praegu. Okei, aga oletame, et kui sa oleksid prillimüüja Itaalias, kusagil Vesuvi siis kõrval. mul oleks kasu, mul oleks metsik kasu. Aga ja ilmselt ma räägiks sulle muud juttu siis. Mängime seda mängu. Mis prill see on? Itaaliane. Ray-Ban. Vaatan. Siin pole kuskil kirjas ju. Need on nii vanad, need on vintage. Need on enne, kui nad hakkasid kirjutama sinna Ray-Ban peale. Vana logoga või? Ma katsun, need on kuidagi... Enne kui logo tuli, need on kusjuures ära liiga raske käega teed, need on metsikud kallid. Et sul on kindlasti uhke tunne neid hoida, kui sa teaksid vaid, kui head prillid need on. Tundub kuidagi mingi sitast plastikust ju. Alumiinium, kerge alumiinium. Ahah, no vaatame, kuidas need istuvad mulle siis. Steve McQueenil oli täpselt samasugused. Ossa raisk, türa, need on ikka maru head prillid, noh. Ja võid ise arvutada, millal Steve McQueen suri, siis tema veel jõudis neid kanda, et umbes sellisest ajajärgust me räägime praegu. Mul on raha nii sitaks, ma ostan ära sult nüüd. Võib vabalt panga ülekandega, aga teeme siis pärast. Ja nägite, nii lihtsasti me tegimegi praegu valetamisest kasu endale. Ma tean küll, et need on plastmast pasad, aga see oli siin väike süke valede näitemäng, eks ole? Ja, kuidas metsikut muudab seda kogu narratiivi. Jah, niimoodi tõmbasime vingerbussi peale. 9/11 juba rääkisime. Kas sa tead, on üks selline kuuru ja mõtleja, mõtiskleja, ma isegi ütleks tema kohta. Ja tema on öelnud, et gravitatsioon ei ole olemas. Mis sa sellest arvad? Ma arvan, et võib olla täitsa võimalik. Aga ma arvan, et ka selle valega käib kaasas see, et see gravitatsioon, millest ta räägib, ta saab sellest teistmoodi aru. Et ta nagu ei mõika päris läbinisti, millest jutt on. Ja võib-olla tal on mingi kasu seal kuskil sees. Et ma isegi ei oskaks nagu öelda kohe ära, et see vale jutt on. Sa tahad mulle öelda, et ta on loll? Ei, see võib isegi tõele vastata. Ja võib-olla oleme meie hoopis lollid siin, on ju. Et selles mõttes, kui ikkagi keegi lõpuks nüüd tõestab ära, et gravitatsioon ei olegi olemas, siis ju jääme pika ninaga siia. Jah, ja istume oma valede otsas, räägime siin mingist gravitatsioonitegurist, eks ole. Jõhkralt valetanud lihtsalt, niimoodi, et teadmatusest. Jah, no aga Jeesusest me enne rääkisime, millal sa siis said teada, et Jumalat pole olemas? See Jumalat ei ole, see on üldse Nietzsche ütles seda. Või teagi isegi.
ma ei ole ise nagu ma seda ei ole öelnud, et Jumalat olemas ei ole. Aga ma arvan, et Jumal ei ole üldse see tüüp, kellest et on olemas mingi tüüp, mingi Jumal, seda kindlasti mitte, et see Jumal on meie endi sees. Ja see on siukene siinkohal ma vist nagu vaiden vastu juba, et tahtsite jõuda selle küsimusega kuskil. Ei, ma tahtsin, selles mõttes tahtsin hoopis rääkida teistest jumalustest, rääkida budismist, kus on eluringis siis väljapääsemine, sansaarast väljapääsemine ja seal öeldakse, et mida rohkem sa siis head teed, siis seda paremaks asjaks või olevuseks sa sünnid. Kui sa oled loh, siis sa sünnid rotiks, kui sa oled hea, siis sa sünnid linnuks ja kui sa üldse terve elu ainult mediteerid, siis ühel hetkel sa saad eluringist välja ja siis sa ei sünni uuesti. Sellega on üks suur aga minu meelest, et kui sa sealt eluringist välja oled visatud lõpuks oma suurte heategude eest, et kuidas sa siis edasi nagu kasu teenid endale? Ja. Et kas see üldse nii hea on? No selles mõttes, et ma tahaks öelda, et tule ja tõestane. Tule ja tõesta, näita mulle ühte rotti, kes eelmises elus oli mingisugune mafiooso või mingi vägistaja või mõrvar. Tule ja tõesta, ma ühte nirki tean teiselt pool piiri, aga ma räägime rotist ikkagi praegu. Ja, arvestades, kui kiiresti rotid paljunevad, et neid hingesid, kes ringluses on nagu metsikult palju ja need ju inimeste arvuga koos kasvab, rottide arvud kasvavad, kõik arvud ju kasvavad, populatsioon kasvab, kus need hinged tulevad, et sa oled ükskord välja saanud, siis ka siis nagu kutsutakse tagasi neid ära saadetud hingesid, kes on korra nagu mediteerinud ära ja nagu vabaks saanud, et siis öeldakse, et kuule, et meil on hädasti vaja, et praegu on nagu mitte kedagi ei ole võtta, et tule nagu tagasi, vaata, et kuigi sa oled juba nagu oma kõik võlad tasunud ja oled nagu pääsenud, siis öeldakse sulle, tule tagasi või? Ma ei saa ka aru, tule ja tõesta ühe sõnaga ja ta on vaja tõestada. Et ma sünnin rotina ja hakkan mingi katku siin levitama ja kuradi, vaat see teie jutt siin mingist religioonist, vaat see on üks paras katk, ma tean küll, kirik see on maffia. Ja maffia vist päris pikalt juba olnud. No selles suhtes on ka mingi ütlus, et koer tunneb koera. Et kui sa ikkagi oled valetanud, siis sa tunned valetaja ära ju. Aga hakkame võtma, vaata, ma viskan sulle õhku nime. Mis sa arvad? Ma vaatasin TikTokis, seal oli Siim Kallas. Siim Kallase käest küsiti, et kas sa oled kunagi altkäemaksu võtnud? Siim Kallas ütles, ma ei mäleta küll. Sa arvad valetas, ei valetanud? No, ma arvan, et võis valetada vabalt. Kuna lihtsalt see kasutegur. Kas teie üldse tunnete neid inimesi? Kasutegur on nii tugevalt sees. Et seal isegi, ma arvan, et mingisugusel tasemel me oleme kõik võtnud mingi altkäemaksu, sa saad öelda, et see oli siuke olukord ja nii läks. Aga kui sa ikkagi kohe eitad seda kõike ja nii kiiresti see veel käib, siis ma arvan, et see ei ole nagu läbi mõeldud, kaalutatud, ma pigem ütlen, et see võis olla vale. See võis olla vale. No jah. Ja et mitte ise nüüd siin valetamisega vahele jääda, on ju. Ma väga nagu juhin tähelepanu korraks, et ma ise ka ütlen, et see võiks olla vale. Mis tähendab, et 0 vastutust minu poolt läheb sinna lausesse, mis ma välja olen öelnud. Ja ega mina ühegi valega nüüd siit vahele jääda ei saa. Et selles suhtes tuleb hoida enda perse turvalisena ja öelda asju, mida inimesed on valmis vastu võtma. Ja ma arvan, ka Siim Kallas tegi seda ja ütles seda, mida parasjagu olid inimesed valmis vastu võtma. No jah, kasu oli sees, ilmselgelt igati pidi ja samas kasu on ka seda pidi sees, et kui ta ei ole altkäemaksu võtnud, siis tal on kasulik öelda, et ta ei ole altkäemaksu võtnud. Siis ma arvan, et igati pidi, kuna kasu on sees, siis tegemist on valega. No jah, ma arvan, et sul on selles mõttes tuline õigus, et kui me räägiksime siin niisama, eks ole, lahmiksime, spekuleeriksime, aga antud hetkel me ikkagi räägime konkreetselt kasuteguril põhineval hüpoteesil. Ja see on vääramatu selles mõttes, kui on kasu sees, siis tuleb valetada. Absoluutselt. Ja nii, et ma ei tea, mis sul selle peale öelda on, aga ma küsin Simeon Goldberg, kus 10 miljon?
ei mingit vastust. ei ole kuulda, ikka ei kuule. No vot jah, aga kas sina tunned ennast isiklikult pahasti, kui poliitikud valetavad? No ses suhtes halb on nagu näha, et keegi on nii halvas olukorras, et ta peab oma perset nii kõvasti päästma, et ta nagu teeb seda kuidagi kõigi silme ees ja noh, seda oleks ju kõik võinud vältida, kui oleks ennem asjad nagu läbi mõeldud ja tehtud mingeid õigeid otsuseid kuskil varasemalt. Et väikene niisugune haletsus ja kahjutunne ikka tuleb, kui näha sellist, et kes on ennast kuidagi sisse mässinud mingisse olukorda, et pigem ikkagi tuleks vältida neid olukordi ja poliitikute puhul ma arvan, et ongi asi selles, et nad ei ole seda vastavat väljaõpet saanud või mõnel on mingid, ongi sealt, et kogemust ei ole olnud piisavalt ja niivõrd suured panused on, et seal kipub ikkagi vahele jääma iga väikse siukse valega, mõnikord mõnel oli isegi õnnestub pikalt nagu lasta mingisugust väikest joru, ja ei jää vahele, aga seal ikkagi pigem ju, kui oled avalikus arvamuses nagu kuidagi seal sees, siis ikkagi ma arvan, et võib vahele jääda ja mulle tundubki, et see on niisugune nagu paratamatus ja natuke kurb on, et siis tuletab endalgi meelde, kui oled nagu jänni jäänud ja on vaja hakata nagu valemootorit jälle huugama panema, et see no vot jah, selleks tuleb õppida meistritelt, eks ole, et pole mõtet valetama hakata, kui sa ei oska valetada. Ei tea, teate, kes on Frank Abagnale või? Ta ei ole üldse, tegelikult ta ei olegi Leonardo DiCaprio, ta nimi on üldse Frank Abagnale. Sa teadsid seda või? Tuletab mulle meelde mingisuguse nagu seose kuskilt. Siukene valetamisega tuleb kuidagi meelde mulle nagu siukene asi. Kas Leonardo DiCaprio kunagi kihastanud mingit valetajat? Ma ei tea jah, no igatahes meile öeldi, et on Leonardo DiCaprio, tegin teleka lahti, oli mingi Frank üldse vaatas sealt vastu mulle ja kus Titanic oli ja ma ei tea, täiesti ajuvabane. Et tehke korda see asina. Ja siis ütle mulle palun sellist asja, et kui palju sa nädalas umbes valetad? Enam-vähem nagu? Ma olen isegi suht nagu miinimumini suutnud jõuda nagu praegu, et mul tundubki, et see on niisugune nagu tasakaalus olek. Et kui kuskil religioonides räägime zennist või niimoodi, et ma üritan niisugune 3-5 valega saada nädalas hakkama, et mis ma ka ennem tahtsin nagu siinkohal mainida, et kui ma sulle neid prille ulatasin ja ei hakanud sulle valetama, sa küsid, et miks ma nagu ei valetanud sulle. Selle valetamisega on ka nii, et see ikkagi, sul need valed saavad ükskord otsa nagu. Sul on nagu teatud hulk energiat, seda väge ja sa ei saa igal sammul valetades, sa jääd ilmselt nagu suht kohe vahele. Aga kui sa vali oma lahingud ja see on see koht, kus sa teed selle pisikese vale, viskad sisse ja võtad metsiku kasu välja ja saad rahulikult siis nagu kulgeda lihtsalt. No et jah, 3-5 valet nädalas praegu umbes siukene keskmine. Aga me ütleme nii, et sealt nagu kärpida enam ei anna. Et kui ma teeksin 2, siis praegune elustiil ilmselt väriseks kokku. Et peaks jala käima siis võib-olla ja vaatama, et siin. No ja siis hakkavad need valed sul kuhjuma, sa käid jala, inimesed küsivad, miks sa jala käid? Ja ma pean ütlema talle. Sest et ütlen talle, et ma käin jala selle pärast, et piinlik on öelda, miks ma päriselt jala käin, ma ei saa seda öelda. Ja ma pean jälle valetama ja need numbrid tõusevad, aga kui me räägime siin numbrite alla tõmbamisest, et ses suhtes oma ressurssi ei tasu nagu raisata ju. No jaa, ma olen selles mõttes täiesti nõus, et mul on isiklik kogemus, kunagi haiglas olin noorena, seal oli üks poiss, Sokolov oli ta perekonna nimi. Ja Sokolov jäi ikkagi ka päris kiiresti haledalt vahele. Ütles, et ta isal on Audi ja Mersu, või oli Bemm ja Audi ja Bemm on politsei parklas praegu kinni ja Audi on paranduses ja sellepärast ta pidi bussiga tulema isaga koos. Ja kui ma küsisin, et mis sul juhtus, Sokolov, et sa siin laste haiglas oled, siis ta ütles mulle, et Sokolov ütles mulle, et tead, ma osalesin Gang Waris ja Baseball Bat. Aga mida Sokolov ei teadnud, on see, et erinevalt Sokolovist siis mina
räägin selgelt eesti keelt ja loen ka eesti keeles nagu 99,1% inimestest, kes eesti keelt räägivad. Ja seda Sokolov ei teadnud ja ta andis mulle oma haigusloo väljavõtte vaatamiseks. Ja siis ma sain teada, et Sokolov sai tegelikult emalt peksa ja ta on sellepärast haiglas. Ja siis juba riburada pidi kõik need järgmised valed ka. See, et Sokolov ütles, et tal on Tobi kaasas. Ma teadsin, et tal pole Tobi kaasas. Sokolov ütles, et isal on Audi. Ma teadsin, et isal pole autot, et bussiga toodi sind sinna. Ja siis ma teadsin veel seda ka, Sokolov, kui sa ütlesid, et sa tegid parkuuri, hüppasid 4. alla lumeanga. Ma teadsin, et sa valetasid mulle. Sellepärast, et ma nägin su haigusloo väljavõtte pealt. Oleksid sa seda mulle mitte valetanud. Oleksid öelnud mulle, vaadab mulle silma öelnud, et jah, et mamsilt sain lõuga. Siis ma oleks uskunud, et su isal oli Audi ja Bemm. Ja siis ma veel võtsin ta vahele ka, selle valevorsti. Isal oli, ma nägin, see Red and White'i pakk oli taskust paistis. Küsisin, mis Tobi su isa teeb, et Red and White ja Sokolov ütles, et ei, et mu isa teeb ainult suuri sigareid. Aga võt, kui ta, ütleme, seal oli juba 5-6 valet korraga, kui ta oleks mul ainult pooled asjad valetanud. Ja siin ma vaatan, et Sokolov ilmselt ei valinud oma lahinguid. Üldse ei valinud. Et igal pool mõtles, et nüüd lähme hakkame tegema ja jälle hakkame tegema ja no niimoodi lendadki siin auku. Ja vahele jäämisega on siuke lugu, et sealt enam välja ei roni. Kui sa korra juba vahele jääd, siis ikkagi suur vahe on sellel, kas olukord on läinud hapuks või olukord on läinud käest ära. Käest ära läinud olukorda enam tagasi kätte ei saa võtta, paraku. See on õppetund teile. Valetate, siis 3-5 valet nädalas ja veenvalt. No mõistlik on alustada väiksemate arvudega, sest et isegi ka nagu siukse meistervaletajana üle 3-5 ei ole mõtet lihtsalt minna kõrgemale. Aga selles harjutamise mõttes võib ka tõmmata seal 30-40 vahepeal, mis on täitsa nagu normaalne, kui sa just trenni mõttes juba teed, aga selles suhtes mingi hetk on nagu toonus on nagu käes, siis võib tulla sealt alla ja jälle rahulikult mõelda ja valida neid kohti, kus ei tasu ennast nagu ribadeks tõmmata, aga kunst on vaja selgeks saada selles suhtes. Mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale selles suhtes, et kui sa oskad, siis lase käia. Kui sa ei oska, ära näpi. Et väga lihtne selline üldine reegel, eks ole. Kui me näiteks, aga räägime tead millest? Räägime valgetest valedest. Näiteks, ma lähen kooli. Oletame, et ma käin koolis, ma ei käi enam ammu koolis, sa ei tea ka, kas ma tegelikult käin või ei käi. Ja mul küsitakse, et kuidas sul läheb? Ja mul ei lähe hästi. Mis ma siis ütlen ebausaldusväärsele inimesele, mingisugusele klassijuhatajale ütlen, et mul ei lähe hästi, mul on kliiniline depressioon ja ma vihkan kooli, aga ma pean siin käima, sest ma tahan tulevikus üle 1000 euro palka saada kuus. Tead, mis või siin ma arvangi, et siinkohal on nagu oluline ära märkida, et miks ta küsib sult. Kui ta valetab sulle, küsib sult, kuidas sul läheb, aga tegelikult ei taha teada saada. Sa peaksid talle ütlema, et sul läheb hästi, isegi siis, kui sul läheb halvasti. Siis on kasvud sees, jah? Sest, et siin me jõuame tagasi selle silma hammas hamba vastu. Et kui ta tuleb sulle siukse alatu valega sind saboteerima, siis sul on vaja panna kohe piirid paika, näidata, et mind ei saboteeri, ütled, mul läheb hästi. Isegi kui sul on tegelikult nutt on kurgus, eile oli väga sitt päev ja mis iganes, aga sa pead ütlema, sest et kui sa seal lased kaitse alla ja hakkad talle puistama, kui teda isegi ei huvitanud, sa jääd ise ainult lollimasse olukorda. Sina saad ainult kaotada sellest olukorrast. Näita meile, milline on nägu, mida peab tegema, kui sa kellelegi valetad, et kui sul läheb halvasti, aga sa valetad, et sul läheb hästi. Millise näoga sa vaatad? Küsimult. Kuidas sul läheb? Hästi. Väga hea. No, ja ei teki enam küsimust, et sa ei hakka elu sees talle ütlema, et kuule, ma arvan, et sul ei lähe hästi, vaata. Teeme ühe korra veel. No. Teeme ja vaatame siia otse silma siia. Kuidas sul läheb? Hästi. No. Väga hea. No. Niimoodi tuleb teha asju. No mida reipam, seda nagu selles suhtes, kui sul ikka hästi läheb,
sa ei tohi seal kuskil lüüa nagu kuseks ja hakata nagu andma mingit signaali, et ma ütlen nagu, et mul läheb hästi, aga samal ajal kuidagi hakkan ise ennast õõnestama, et olen nagu väriseval häälel ütlen, et mul läheb hästi või no, ei ole mõtet, sest et siis ma samamoodi variseb kokku minu kaardimaja, nagu Sokolovi kaardimaja varises kokku, et siin ei ole muud varianti lihtsalt. Vot, see tuleb teil Survival. kõrvale panna. Kuulame nüüd ühe hea loo ja siis räägime tõtt edasi. Nii palju ütlen ära, et noorhärral siin on võime valedest kohe aru saada. Minunud mees. Aga neid valesid detektima me hakkame natuke hiljem. Praegu kuulame Tümmi. Ja me võitleme nagu loomad, et saada veel ja veel. Vilkuva märk laua taamal, hullume pimeduses. Võta kõik, mida tahad, mõtle homme. Valel on kaunid jalad, me ei pelga sõrme anda, kas või loobuda käest, võlakoormat endaga kanda, mida kõigest väest. Siin kõik on kullast kalli, mõeldud sulle. Valel on kaunid jalad, siledad läikivad. Valel on kaunid jalad, pimedas välkuvad. Valel on kaunid jalad, kõikides kaunimad. Valel on kaunid jalad, aga nad haisevad. Valel on kaunid jalad, kõikides kaunimad. Valel on kaunid jalad, aga nad haisevad. Võta kõik, mida tahad, mõtle homme. Ja keegi lall ütleb, et vale puha Putin jäi ka vahele, aga paneb normilt edasi ja siin ongi see vahe, mis me ennem ütlesime, et mis on lubatud Jupiterile ei ole lubatud härjale. Et kui sa oled selline jultunud türakott, sa oled nii kaua juba ajanud seda asja, siis sulle antakse andeks. Kui sa kutsud enda juurde töömehe, korraliku töömehe, kes on teinud aastaid oma tööd, kutsud plaati ja ta on ühe korra purjus, siis pole mingit vahet. Sellepärast, et see käib plaati ja töö juurde. Aga kui sa kutsud mingisuguse noore, mingisuguse nisanäpu ja ühe korra kerb sitta, siis sa saadadki ta kuradi ma terveks ajaks nahku saadata. Ja läbi on. Game over. Aga kui sul on juba mingi vilumus tekkinud, siis sa võid endale seda lubada. Näiteks nagu Erki Nool, eks ole. Vaata, kui hea sportlane Erki Nool oli. Sellepärast oli tal ka võimalik telekas otse eetris öelda võib-olla natukene. No Erki Noolel ikkagi selles suhtes on ju kindel eelis ka, et ta võib ju ära joosta väga kiiresti eest ja teda kätte ei saa. Tal on ikkagi medal näidata ka, et Aga sorry, segasin vahele siin korra. Ei medal ja igati pidi, tal on nii palju oskusi, et sa hakkad seal midagi ajama, ta võtab lihtsalt ühe suure kaika, hüppab üle aia, läheb minema ja sa ei püüa teda nurka.
et ja nii lihtne ongi, eks ole. Aga nüüd mängime näiteks valedetektori nalja. Mängu, valedetektori mängu. Mina ütlen sulle ühe väite ja siis sina ütled, kas ma valetan. Venemaa SKP tõusis eelmise nädalaga 23%. Valetad. Samas lisaküsimus. Tõusis võrreldes millega? Ja. Aga kokkuvõttes on tegu valega, sest et sa andsid mulle pooliku pildi ja tänapäeval tasub ikkagi kaardistada ära valed juba ka pooltõdede näol, öelda, et tegemist on valega, sest et muidu te saate lihtsalt vastu pükse. Selge, proovime järgmist. Bill Clinton ei teinud seda kanepit niimoodi, et oleks alla tõmmanud. Ei teinud. Ja ta ei tõmmanud alla. Paneb mõtlema, kellel võib siin kasu olla sees. Ta ju raiskab seda kanepit. Mitte kellegi kasu ei ole mängus. Raske juhus, aga ma ikkagi pakuks välja, et ta juba teab, et kui ta selle alla tõmbab, on mingi mõju, ta eitab seda. Järelikult ta on seda alla tõmmanud. Ta teab, et see mõjub ja tegemist on jälle valega. Seekord oli muidugi tõesti kavalamalt selles ja ma ei saa enda pead anda, et lähme edasi, vaatame, kuidas see sujub. Bill Clintoni suuti läks Billi enda teadmata sekretäri sülle suu. Siinkohal isegi ma arvan, et võib olla tegemist üldse mitte valega, vaid mõistujutuga. Sest et ei saa olla ju võimalik, et sinu keha, mida kontrollib sinu aju ja aju, kes peab arvet selle üle, mida sinu keha on teinud, lihtsalt ei tea, mida sa tegid. Et ma arvan, et siin on jutt hoopis mingisugused metafoorist aga vale, siin isegi puuduvad nagu vale siuksed esimesed tunnused, tegemist täitsa nagu absurdse olukorra püstitusega. Hästi. Et tõele ei vasta siuke asi, aga samas ma ei saa ka öelda, et tegemist on juba, see ei ole ka vale, et see ei ole tõde ega vale, et see on hoopis midagi muud. Võib-olla tegemist satiiriga. Okei, ütleme, rüütlilooga võib-olla väikse, rüütlilooga. Jah, siukene kus kangelaslooga. Ja kavatsused jäävad ju täiesti nagu samamoodi arusaamatuks, et mis siit võita on. Et kui sa ikkagi tunnistad endale avaliku sees, et sinu väike väänik teeb ilma sinu teadmata mingisuguseid pahandusi küla peal, siis mida see sinu usaldusväärsusele nagu see midagi kaasa ei anna, head ei anna sulle. Puuri peaksid panema ta. Täpselt. Ja kas sa paned selle vääniku üksinda või paned ennast üleni sinna puuri? Keegi ei taha ju ennast puuri panema hakata. Miks sa üldse räägid kellelegi seda, et sul teadmata? Okei, aga võtame järgmise. Kui Putin mängis hokit, siis teised mehed meelega kaotasid nagu väikse lapsega mängides. See võib olla tõde. Ma arvan, et tegemist on tõega. Tõene väide tundub. On tõega. Sest et nii suure mehe vastu isegi sa ei kontrolli seda. Ei kontrolli sellises olukorras, sellise hirmu all. Tegemist on kindlasti siis tõega. Hästi. Teeme siis sellise ka, et Pärnu linnapea Mart Viisitamm. Kohe vaatame. Ega meedia ei räägi ka alati tõtt. Kindlasti mitte. Ka meedial on oma huvid, et sellest tasub meeles pidada, et kõikidel on huvid. Ja kõik, kellel huvid on, kipub see vale aeg-ajalt ikkagi välja lipsama, kas tahes tahtmata. Mart Viisitamm. Ahaa! Pärnu endine linnapea Mart Viisitamm mõisteti süüdi. Bear in mind, et Mart Viisitamm oli sellel hetkel 29-aastane. Tead, siin on juba vastus olemas. Mart Viisitamm valetas ja ta mõisteti süüdi. No juba nii noorelt mängis kaardid maha. Mis seal siis vale
hoidis, hakkame lahkama seda vale või? no siin on süüdistus. Mis ta siis valetas? Vaatame, kas siin on jutumärke. Veel süüdistati Viisitamme ja Saart Pärnu linna usalduse kuritarvitamises, millega oleks kuriteo lõpule viimisel tekitatud linnale ligi 3 miljoni krooni suurune kahju. Viisitammele altkäemaksu andmise süüdistus. Siin on naljakas on see, et tegelikult ju kõik sõltub perspektiivist, et need samad miljonid Viisitamme jaoks oli ju see kõik kasu. Kui sa vaatad selle vaatenurga ära, tõesti, see ei tohiks enam üllatusena tulla. Keegi helistab, aga ütleme, räägime asjadest õigete nimedega, see on annetus, mitte altkäemaks. No, täpselt, kasu. Keegi helistab. Ja võta vastu. Ja hallo. Tere. Tere, kas mingi mure? Mul on hinnaviirus ja mul on tohutult halb olla, aga ma tahtsin öelda, et Viisitamm... No oli asja ka või? Aha. No selge. Kui see... Võid tagasi helistada, kui midagi. Mingi plaan on. Mingid pilakõnetajad siin. Võib-olla mõnikord on ka see, et tahad hakata pihta ja see vale ei tule välja suust lihtsalt, et on ka võib-olla mõni algaja lihtsalt, kes tahtis kätt proovida. No pole hullu, et mis siis, noh? Eks see ellu uuesti siis, kui tahad midagi teada saada, aga jah, et asjadest tuleb rääkida ka õigete nimedega, vaata. Kui Mart Viisitamm oleks annetusena võtnud selle kõik, poleks mingit küssi olnud, mingit altkäemaksu. Mingit küsimust. Annetus ei ole altkäemaks, saate sellest aru, eks ole? Või näiteks, võtame sellise asja. Politsei paneb mind tee ääres, peatab mind kinni. Ma olen seal sita mälus ja ma istun kõrvalistmel ja politsei küsib mu käest, et te sõitsite purjus peaga, ma ütlen, ei, et ma olen terve siin kõrvalistmel istunud. Tule ja tõesta. Tegelikult ka. Lihtsalt kuradi tule ja tõesta. Aga nüüd on selline moment, me läheme tagasi lapsepõlve. Millal sa said teada, et jõuluvana pole olemas? See oli see kord, kui jõuluvana helistas mulle. Jah? Ja küsis üle, mul olid mingid soovid, küsis üle, kas need olid need soovid, mis ma tahtsin ja tuli välja, et seda, mida ma soovisin, ei olnud. Ja siis me rääkisime läbi, mis see soov oli, aga tuttav äär oli jõuluvanal, jõle tuttav. Et tol hetkel minu jaoks kõik lagunes. Aga samas ma olin juba valedega ju noorest peale tuttav ja see ei tulnud mulle nagu üllatusena, et siuke asi võib olla on hoopis teisiti, et jõuluvana ei ole olemas. Kuigi ma isegi mäletan täitsa nagu põnnina, ma olen ikkagi jõuluvanas üles istunud ja minu meelest ta oli Soome tüüp. Näljakal kombel see jõuluvana, kes mulle helistas, rääkis eesti keeles minuga. Puhast eesti, kas aksendiga või puhast eesti keeles? Puhast, täitsa puhas. Vaat ma ei tea, jah. Mina olen ka kuulnud, et Soome vend peaks olema see jõuluvana, aga kuidagi sama lõhna tuli suust jõuluvanal, mis vanaisal tuli. Siikene täiskasvanud inimeste lõhn mingi, ma ei tea. Jah. Ja jõuluvanalt jootaks igal juhul siukest. Ja ma joonistasin jõuluvanale auto, et ta tooks mulle. Ja see ei näinud üldse selline välja, see auto, mis toodi. See oli minu arust kuskilt Prismast samasuguse saanud. Mul oli kõik custom made seal, mul olid tehtud erinevad poritiivad suured, eks ole, suured need antitiivad, eks ole. Ja ei sittagi, ma sain mingi tavalise Peugeot lihtsalt. Ja siis ma sain aru, et kuradi ei ole mingit back-up'i, kes oskavad kõike teha. Fuck that. Ja siis ma hakkasin valetama.
kuigi ma ise olen ka kunagi ikkagi levitanud lugusid, kuidas ma olen päkapikke ise päriselt näinud. Ja selles suhtes ma olin väga pettunud, et kui ma sain teada, et jõuluvana ei ole päriselt olemas, siis ma olin tegelikult juba oma perse mängu pannud jõuluvana nimel ja tuli välja, et ikkagi ma olin valetanud nagu ilma asjata, sest et tegelikult neid päkapikke vist ei olnud seal, kui ju samamoodi, et jääb see mulje, et asi ei tööta, siis asi ei tööta ja laguneb kokku see suur fiasko. Suur ideaalne pilt laguneb laiali. No jah, et mul olekski kohe küsimus, et mis kasu mul sellest on, et need päkapikud seal on ju? No suhkrut saab alguses, võib-olla. No ja suhkrut saab nad ja toovad mulle mingeid maiustusi. Võib mänguasju ka saada, hea poiss oled. Aga see tundub ikka siukene võtta ja jäta, et... No mina ei usu, et päkapikud olemas on. Sest et võib-olla reptiloidid, aga päkapikud mitte. Samas, kui oleks mõelnud, et ei oleks seda päkapikku kõikenägeva silma pärast nagu ennast tagasi hoidnud, oleks võib-olla kõik need rikkused suutnud ise endale juba noorest peast kokku ajada. Et siinkohal ma ei tea, kas see just nagu siuke hea illusioon oli, mis need päkapikud nagu väiksed mendid hoiavad silma peale, sa pead siis nagu korralikult trennis käima ja viitele õppima ja ei tohi ropendada oma ette olla, mis iganes, et siuksed... Toas mul ka veel. Ja võib-olla ma käin seal üldse palja jörlaga, eks ole. Ja siis mingi kääbus näeb seda. Vaatab, jõllitab seal. Teate, Nõmmel oli üks selline mees, Kifi oli seal Sanaka metsas. Ei ole normaalne, kui mingi siuke mees sul toas on ju. Tead, seoses jõuluvanadega üldse, mis värk on? Meie jõuluvana on siis Soomest. Kirjutab praegu ja viitab Hollandi jõuluvanale. Tead, kus Hollandi jõuluvana tuleb või? Äkki Hollandist. Ei, ta tuleb 5. detsembril, kui ma ei eksi, ja ta tuleb paadiga Afrikast. Ja tal on... Kas see on... Ja, jätka, ma tean vist seda, ma olen... Ja ma ei valeta praegu, ja tal on paadi peal on abilised. Abilised on tumedat värvi. Afrikast tuleb, ma tuletan meelde, ja... läbi korstna tuleb jõuluvana, sest Belgiasse ja Hollandisse külla. Ja abilised lähevad nii tahmaseks korstnas, sest nemad peavad enne minema, nad on abilised, nemad lähevad enne, eks ole, teevad selgeks, et kõik oleks nagu hea puhas, soe, ei põleks seal midagi, on ju. Visatakse sisse nagu Vietnami sõjas tunnelrätid, on ju. Ja on tume mustaks lähevad seal korstnas. Et neil on nisuke traditsioon. Ma ei oska öelda. Tundub nagu vale mu jaoks raisk. Minu jaoks tundub nagu vale. Tahaks näha, et keegi ütleks, et ta on neid näinud. Sest et see on siuke koht, kus ma isegi olen selle vea teinud ja ma olen öelnud, et ma olen näinud neid tüüpe. Aga ma arvan, et kui see siukse kõlakaga küla peale laiali jääd, siis võib-olla ei olegi vaja kellegi näha neid tüüpe, et nad siiralt usuksid, et siuksed tegelased on olemas. Ma arvan, et need võisid olla hoopis mingid muud tüübid, mingite muude kavatsustega. No võt, võib-olla backfire'ib see mingisugune... Ühesõnaga juba enne ütlesime, et kui valetate, siis 3-5 valet nädalas ja ärge hakake mingit... ärge hakake endale auku kaevama. No, kui sa endale auku kaevad juba, siis sa pead olema valinud selle augu niimoodi, et see risk on seda väärt, et sa seda auku kaevama hakkasid. Kogu õpetus ongi selles, et ära kaeva auku, millest sul ei ole midagi võita, ja samal ajal mõtle sellele, et ei oleks liiga ilmselge see, et sinna auku ise pärast sisse kukud. Ja kes auku kaevab, see kasu teenib, kes auku ei kaeva, see ei kaeva auku, sellepärast, et see ei teeni kasu. Meil juba ammu oli kõik see asi räägitud. Väga lihtne on see, aga selles suhtes mõni mõistus läheb võib-olla teises suunas juba algusest peale ja see kõik tundub talle justkui nagu täiesti uus jutt. Ma ei oska öelda, ma räägin teile ühest ajaloo suurimast valest, et fake pandeemia on see on see, mida ma tahan teile öelda. Et kuradi, ja ma küsingi kohe,
mis kasu oli sellest, et pandeemia feigiks teha? No mis kasu meil pandeemiast on? Ravimifirmad, mees. Loogiline ju. Täiesti loogiline. Väga loogiline. Ravimifirma väärtused tõusid 10 miljardit. Seda oligi vaja, laboris tehtud pandeemiat oli meil vaja. Ärge uskuge kõiki, mida teile räägitakse. Teate, ma ei jõudnudki sellist uudist teile veel teatada, aga David Icke tuleb Eestisse. Aha. Ja me kuulame ühe loo ära, siis ma räägin millal. Et minu kaudu saab pileteid. Nüüd väike bluus Tallinna elust, kus mida juhtub ja mida saab kust. Lase või püksi, sina kuni süksi, kerge pääsu ära siit sa otsi. Sellepärast truupi rämpib täna nii, et riim jõuaks kõlarist rullnokani. Jõmm, Tallinnast teinud oled pasa pealinna, võid nüüd käia tead küll sinna. See pole Palermo, Sitsiiliat on ega NSV, vaid BMW, mis Hollywoodi ees ekskursioone teeb. Tere tulemast põrgu, tallinlane. Šašlõk, kalmõk, McDonald's, üheskoos Vitali Popov ja saepuru Joonas on koomas. Tallinna iivne kultuur, linnatuur, rahvuset on subkultuur. Su juur ei olegi nii suur, vot nii, arva nii, sest olen kosmopoliit. Mis ja pahane, naks, isa joogine, kenkaga nüüd röögime, toobelt alla öögime. See pole veel lõpp, riimi jupp jätab mulje nagu trupi oleks tropp. Hip, hop, selleks toodud, et sigadustel tuleks tõpp. Muidu vana Toomast asendab rullnokk. Karmil kraam on Tallinnas, rikkad mudavad Tallinnas, terve tuloa Tallinnas. Siin pakume klooriveed, tühi koht on maailmas, Tallinna suu all ilmas. Arva, mida ma pean silmas, tooge meile palun joogiveed. Kui siia ilma sündisin, jalamaa panin Tallinnas, siin olen kodus nii Toompeal kui Allinnas. Põhja-Tallinn, Lõuna-Kirre, Ida-Kagu, avasuvi võtab vastu mind iga linna jagu. Meriväljad lennan kuni Piritani nii, et silmad punased, suguive käib nali. Taest paradiis või põrgu nagu tantel, kaitse pakub mul russalka vihma mantel. Ja ka Balti jaam pole ainult faksad, siin jook on odav ja maitsva vogepaal. Õis Musta Keldrimägi, käime läbi Lasnamägi, Tallinn roheline linn, lilli täis on Tõnismägi. Ja kõik Kolõvani naised, oh my god, pole kohta siin linnas, kus saas, kuigi mõni on paksa, mõnel karv kasvab niplil ja mõni on naiivne nagu musterkõrgi kitlil. Kui naised pole ainsaks meelerahu täiteks, on ka meenutusi väärt kohti, näiteks Kalamaja, koht, millest igal laulmata jätta ei saa. Tarididam, tarididam, sinna viivad siin number 1 ja 2 gramm. Kui pidu siin käib, igas baaris, igas klubis, siis hommikul kell 5 ärkan vanalinna pubis. Tallinn, mu kodu, Tallinn, ajee. Euroopa ja Aasia pulmareisi turne, www.tallinne. Karmil kraam on Tallinnas, rikkad mudavad Tallinnas, terve tuloa Tallinnas. Siin pakume klooriveed, tühi koht on maailmas, Tallinna suu all ilmas. Arva, mida ma pean silmas, tooge meile palun joogiveed. Karmil kraam on Tallinnas, rikkad mudavad Tallinnas, terve tuloa Tallinnas. Siin pakume klooriveed, tühi koht on maailmas, Tallinna suu all ilmas. Arva, mida ma pean silmas, tooge meile palun joogiveed. Sina, kes sa siin sisse helistasid ja midagi ei küsinud meie käest, sul on aeg oma valed üles tunnistada, et lae lauale ja me anname sulle seekord andeks. Aga sa,
tee endale selgeks, et ajad siin ekspertidega asju, et me mammustame kohe läbi, kui sa mingit sitta hakkad ajama. Keegi ütles, et mu vanaisa käis Vietnamis jõuluvanaks. Ma ütlen sulle, ära aja sitta mulle. Ära valete. Kuradi takes one to no one. Õpi parimatelt ja kuradi ära aja paska. Vaata, mis see on. Mis sa arvad, mis see on? No pakku, noh, pohhu, paku, mis see on? No, et ei ole lihtsalt pakku, noh. Vaata. Sükst väge, sa ei ole ükst väge näinki. See on maksarõngas. Aga see ei ole mingi tavaline maksarõngas, et me siin eelmine kord juba loosisime seda välja. Aga ei olnud ühtegi väärilist inimest sellele rõngale. Maksarõnga, vähemalt kahe sessiooni võrra on seal seda väge. Ja nüüd me toome siia jagu. Uue väe toome peale sellele rõngale siin praegu. Topeltvägi, topeltväärtus. Hakkame väestama, ma näitan, kuidas maksarõngast väestatakse. Võtad, paned siia otsa ette rivade. Nii, ja siis hingad. Niuke prigu on siin. Hingad siia prao sisse. Ja lased kõik väe, lased endast välja niimoodi. Läbi kaamera seda ei ole tunda, aga praegu otsa esisest sealt hakkab jahe väestamise protsessi käigus väga levinud. Ja ka praegu tuleb siit keskelt. Samal ajal, kui toimub väestamine, läheb täiesti jääkülmaks. Mõnikord niiskemas ruumis võib isegi see kogu olukord lõppeda sellega, et otsaesine on härmas või isegi täiesti jääs. Oi, ma tunnetan, kui spirituaalseks see õhkond läheb. Palun. Ja väestan sina ka natuke. Väestan ka siis natukene. Prillid eest ära. Vägi. 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 Praegu juba tunnen ära. See maksarõngas võib vabalt õhku lennata. Kui väga palju siia veel väge sisse pumbata, laskme sinna settida seda väge, et see õhku ei lendaks. Seda väge on seal praegu metsikult palju. Ja et kohe ei maksa, kui te hakkate maksarõngast väestama, siis ärge, nagu ma ütlesin, nagu valetamisega, ärge lennake nagu kohe täiega peale, et liiga suurt ampsu ei maksa võtta, et tasa ja targu on ju. Ja praegu meie ka, mina tunnen, mul on kops on koos täiesti, mul on raske hingata, sest ma olen nii palju väge siia pannud, aga ühesõnaga, üks õnnelik inimene saab selle maksarõnga endale ja Silk J küsib, kas saan täna maksarõnga endale, mis sa vastad Silk J-le? Eks see tuleb välja teenida ju. Need võimalused on näitsa olemas, et see maksarõngas jõuab Silk J-ni. Aga kuidas see jagamisprotsess sellega siis ma ei tea, tule ja tõesta, ma ütlen sulle Silk J, mis mul on sulle muud öelda, tule ja tõesta. Et oleks vaja midagi ümber lükata, et midagi täiesti nagu fundamentaalset praegu ümber mängida, täielikult. Et kui sellega hakkama saaks, siis võiks ju kohe selle ära anda. Selles suhtes, ega see on praegu on seda väge seal tõesti metsikult palju. Silk J tahab teada, et kas oli külmas terve nädal. Küsin su käest, mis see sinu asi on? Et kuradi ma... Arvad, et väge peab hoidma sügav külmas või? Ja lolliks läinud. Vägi ei lähe halvaks. Vägi ei lähe mitte kunagi halvaks. Aga kui sa pead õigesti suunama seda. Ja väge ei tohi kuritarvitada. Veel raisku lasta. See on põhimõtteliselt, sa võid selle saada endale. Aga ma ei tea, kuidas sa obteenid selle, kuidas sa ise arvad, Silk J, kas sa oled selle maksarõnga vääriline? Et mõtle välja midagi. Puhu mulle ambasse, valeta nii, et suu suitseb. Näita mulle oma ausaid silmi, näita Eesti rahvale. Ja see võib saada sinu omaks. Aga see ei pruugi. Et Silk J jääme su vastust ootama, et
enne ei saa edasi minna. Midagi peab panustama ka. Et kui sa ei ütle, meile, kuidas maksarõngas sinu omaks saab, siis ega meie ka sulle ei ütle, kuidas see sinu omaks saab, et ise pead teadma. Me võime sulle mingit sitta hakata siin kokku luuletama, et konkreetselt. Ega maksarõnga vääriliseks kunagi ei saagi. Lihtsalt tahan seda, et oma teekonnal uut suunda võtta ja võib-olla teistele edasi anda. 14. aprillil Svetas võtab vastu. Aga siis sul peab olema väike lunastus, vaata, me rääkisime täna jõuluvanast, rääkisime sulle pikalt, eks ole? Ja oled sa kunagi jõuluvanalt midagi niisama saanud või? Sa oled kunagi jõuluvanalt midagi niisama saanud või? Täitsa niisama ikka mitte kunagi. Niisama ei saa sittagi siin maailmas. Ükskord tegin kätekõverdusid talle. Ükskord tegin luuletuse. Andis komme mulle selle eest. Milliseid neid? Rohelisi puume või müksid? Mingi Megamix. Kalevi Megamix. Kasekesi oli seal liiga palju. Kasekesi nad panevad sinna alati kõige rohkem. Need jäävad alles millegi, ma ei tea. Aga jah, ei ole mingit võimalust. Ja need jõuluvannad kipuvad peedistama, on ju. Seda sa oskad oodata. Aga praegu, kui sa nüüd arvad, et sa selle maksarõnga juba välja teeninud, siis ega sellest peedistamisest näljalt ei pääse, et on vaja ikkagi tõestust. Tõestust on alati vaja. Elus on alati tõestust vaja. See on ongi kõige olulisem asi ju üldse. Hakkame tõestama. Ei no vaatame, siin juba läks võistluseks, et Reer Nova Reed ütleb, et pange Smartpostiga Haapsallu, ma brekin rohkem kui Silk, et Silk praegu pani ühe õlu Svetas. Kui me räägime happy hour'ist, siis see on 3 euri ja kui happy hour saab läbi, siis see on 4 euri see õlu. Ma ei tea, rahaga minu meelest on ikkagi see, et läbi raha kuidagi välja vingerdada on nagu raske. Kui me praegu räägime siin ikkagi puhtalt nagu sellisest inimese põhisest asjast nagu valetamine või üldse nagu erinevatest narratiividest, siis see, et sa maksad paar eurot, et saada mingi õlu ja vahetada see väge täis maksarõnga vastu, siis mulle tundub, et see diil on kuidagi kahjumlik. Ja selles suhtes, selles osas, mis ma kasust arvasin, see juba tuli ennem välja, et kasu on oluline, kasu on kõige nagu siukene alus. Sul peab kasu sees olema asjal. Et siin ei ole nagu varianti, et ikkagi proovime mingisuguse panuse anda. Nii Rare Nova Reed ütles, et pange Smartpostiga Haapsallu, ma plekin rohkem kui Silk ja nüüd ütleb, ma valetasin, ma ei maksa sittagi. Ma ütlen sulle, Reer Nova Reed, nii palju, et sa tubli, sa üles tunnistasid, vigadest õpitaksegi. Enne kui perse mängu läks. Jaa, õigel ajal. Aga vaat maksarõngast, ja ma räägin sulle väestatud maksarõngast. Väestatud maksarõngast võid sa vaadata unenäos iga päev. Lucid Dreamingu ajal võid sellega lennata nagu Aladin vaibaga. Aga seda käega katsutavat. Seda maksarõngast. See on hea maksarõngas. Näitame rahvale. Seda sa ei saa. Väge, tunned pingul väest. No, see võib vabalt lennata õhku. See väga pingul. Ilmselt mingi kärakas käib, kui seda lahti lõigata. Aga see pauk tuleb nii ele. See ei ole mingi tavaline. Siin võib eksituseks valetamisest just, kui juttu on, siis siin on ka Rakvere peale kirjutatud. Et see eksitab. See on hea just selleks, et see oleks turvaline. Kes teab, et siin on vägi, see on siis talle. Ja põhimõtteliselt Rakverega on seos küll, et üks väestatumaid kohtasid Eestimaal üleüldse ongi Lääne-Virumaa, aga mitte päris Rakveres 7 kilomeetrit eemal. On väekraatrid on seal. Ja kui sa seisad seal õige koha peal, siis sa lähed kohe väge täis, nii palju ma võin sulle öelda. Ja see oli tasuta info. Aga veel tugevamat väge saad Maardu kandis. Maardu maa seest saad, jah. Silk J tippis meile 5 euri ja ta andis ka eelmises osas 6 euri. Mulle tundub, et see kasuasi hakkab ilmet võtma. Hakkate aru saama vaikselt, mis see kasu nagu endast kujutab, et kui me kasust räägime, siis me ei saa ju
tiirutada nagu ümber palava pudru ja rääkida kasust ilma kasu tundmata. Et praegu saame teise poole ka tehtud sellest asjast ja ma arvan, et see vägi läheb. Nii see vägi hakkab minema. Ma võin teile saladuskattele öelda, ma praegu ei valeta, et see ei ole ainuke maksarõngas, mida sa poest saad. Ma võin veel ühe maksarõnga osta ja selle praegu Silk J'le anda. See tundub igati aus, aga tekib ise küsimus, et kas see on kasulik. Tekib küsimus, et mida ma sellest saan. Aga me näitame korraks teile veel seda maksarõngast. Vaadake. Näed seda väge siin? Vägi. Ja ma arvan, kui see praegu lõhki lendab, siis ma arvan, me võime pool pimedaks jääda, sellest tuleb nii jõhker liter. See olge ettevaatlikud. Ses suhtes nagu väega ikkagi tasub harrastada seda väe sisendamist asjadele, aga selleks on vaja oskusid. Ja nagu oli alguses juttu ka sellest, et need saladusi saab hakata puistama siis, kui hakkavad eurosid hakkab tulema, et siis saab hakata rääkima sellest, kuidas väestada ja kuidas need protsessid välja näevad, et praegu siin me oleme küll nagu tõdesid jaganud, aga ma arvan, et näha on seda, et inimesed kodus ju praegu ei väesta oma maksavorste. Maksarõngaid. Aga kui te praegu ütleksite, palun, et mis kujuga mis see meenutab teile, see maksarõngas sellise nurga alt? Minul on see väekujuga, ainult vägi on see puhas väe sümbol. Et siis, kui ütlete, mis kujuga see oli seal, siis võime panna järgmise konkurssi, järgmise maksarõnga, järgmise konkurssi. Silk J küsib, kui palju ma väge saan, kui selle ära söön. Ma ei tea, kas sa händlid nii palju korraga ära, Silk J. Et üle 100% päevasest kogusest on see nii palju, et mul ei ole sõrmi, et näidata, kui palju see sellest rohkem on. Seda on natuke palju korraga, et ma kõike korraga ära ei sööks. Et see seede kulglale võib tekitada erinevaid komplikatsioone, seda ei ole vaja. Seda korraga ära küll söö ära, aga ma olen siia väe juba peale lugenud. Ja Silk J, sa oled praegu, ma saan aru, meile kokku 6 eurot andnud. Ma ütlesin sulle, et Rutt Pukmani valgusküünal on 7. Mis sa selle sitase küünlaga teed? Elektrist olete midagi kuulnud või? Mis me oleme Nõukogude Liidus, et meil on petrooliumlambid ja küünlad või? Meil on elekter. Sittagi pole selle küünlaga teha, aga sellel maksal, tead palju sellel maksal on utilitit, kui palju sa selle maksaga saad ära teha? Sa saad selle maksa endale kuradi ümber pea panna, sa saad selle maksa endale ümber jala panna, sa saad selle endale panna ümber kõri, igati pidi. Ma nüüd näitaks teile lähivaates viimast korda seda maksarõngast. Küsiks, et mis see meenutab teile? No lihtsalt öelge. Sõrm ei ole õige vastus, ma ütlen. Aitäh. Paksest ütleb, et seda maksa saab isegi enesekaitserelvana kasutada. Saab, aga see ei tähenda, sa pead seda mitte külmrelvana, vaid lihtsalt väerelvana. Väerelvana. Ja siis see võtab väe taha endale. Siin võib öelda, et selle saab ka õhku lasta, aga ma arvan, et siis see vägi läheb raisku. Ja huvitaval kombel nii palju on väest juttu tulnud, aga kui väge nüüd vääriti kasutada, siis tuleb mängu teine oluline osa, mis on karma. Ja karmaga ei ole mõtet üldse nussida. Sest et kui sa karmaga hakkad nussima, siis väär kasutamine ongi karmaga nussimine. Aga see on siukene likviidsus, millega ei ole võimalik kuskil, seda likviidsust ei saa juurde tekitada. Teil on teatud hulk väge, kasutate seda vääriti, teil on vaja väge, et nullida seda karmat, aga see karma juba nussib vastu. Ja siis ei ole mõtet seda õhku lasta lihtsalt. Pigem võtke see vägi, selle maksarõnga võib isegi tegelikult ju täitsa nagu söömata jätta. Sa võid võtta selle väe. Kui sa selle ära sööd, siis läheb ikkagi mingi osa väest läheb raisku. Aga kui sa endale jätad, säilitad selle mitmeks aastaks. Võta see vägi,
ja hoia, võib-olla saad läbi selle maksarõnga ise seda väge kultiveerida, veel tekitada juurde seda väge. See on nagu see väike seeme, mille sa investeerid. Jaa, the little engine that could. Sa näed praegu ise ka, sa näed, see on vaakumpakendis, sellega ei juhtu mitte midagi, kui sa selle paned suvisel päeval enda kapi otsa 30 kraadi sisse. Sellega ei juhtu mitte midagi riknemise mõttes. See on loodud säilima. See on nagu Lada, see on nagu Volga, mitte mingisugune Dacia. See püsib sul. Ära põe. Lihtsalt võta see maksavägi vastu. Ja nüüd, kallid vaatajad, ma vastan veel mõnele küsimusele. Silk J ütleb, et see meenutab minu head siidist näonahka. No, kui ma ütlen sulle ausalt, siis mis minul aitas suuremast aknest ära saada, lahti saada, oligi tegelikult seesama maks. Ja hommikul ja õhtul õõrud maksa endale näkku. Ja see mitte ainult ei ava sinu tšakrad, mitte ainult ei ava sinu energiakanaleid, see puhastab su näo ka ära. Paksest küsib, et seda maksa saab, Paksest ütleb, et see maks meenutab mul paisunud päraku soolikat. Kas see tähendab, et mu urruaugus on ka vägi? Sul on vastus talle äkki? Ma võin just nagu alustada faktidest. Seal urruaugus mingi vägi veitub. Iseasi, kas see vägi on niivõrd see vägi, mida sa tahad valla päästa. Et maksavääniku vägi on hoopis teistsugune vägi. Yeah. Et see urruaugu vägi, sellega võid proovida, aga samas garantiisid mina ei hakka siin andma kellelegi. Et sealt ei tule seda efekti. Et selles suhtes ma arvan, et oleks isegi tunduvalt ohutum ikkagi mõned eurod panna teele ja see vägi ikkagi inimese kombel vastu võtta, mitte hakata eksperimenteerima mingite vägedega, mille suhtes teil võib-olla te ei kujuta ette isegi, mida te seal vallandada võite. Et see... Jah, mida Pelle Rasmus siin tahab öelda, on see, et see ei ole koht, kus sa tahad surkima hakata. Et ära torgi ja sa ei tea, mis sul küüne alla võib jääda seal. See on nagu selle Pandora laekagagi. Et lased välja midagi, mida pärast sisse ei saa tagasi panna. Ja siis mõtled, hoiad kahe käega peast kinni, et kas oli vaja. Et oluliselt kergem on ikkagi hakata eksperimenteerima väestatud maksarõngaga, kui enda siis pärakut seal väestama hakata, et selle ma jätaks selle ikkagi professionaalidele juba. Jaa. Et lihtsalt puhtalt ohutuse mõttes ja kõige selle. Kindel see, kuulame ühe loo. Ja tuleme tagasi juba. Mu daamid ja harrad, rahamees! Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Sügavale ei tahanda. Algab päev, tööle pean, kukub kell, kohal olema pean. Sinuga koos kõikjal olla mu soov, see armastus minus imesid teeb, tekib vastutus vajan sind üha veel. Kallistu eestlen läbi tulest ja veest, käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ma ei kanna. Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ma ei
päeval ja ööl, higimull lauval teen tööd. Järgi must jäänud vaid nahk on ja luu, mis parata küll. Armastan sind, oled lilla kupüür või sinilind. Su jalg ees põrmus, miks ei märka sa mind? Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Sügavale ei anda. Turvamees tuleb, varumees läheb, keegi ei tea, millal saab kord päev. Ja kui saab pähe, kellel on tähed, rahamees alati rahaga läheb, rahata läheb, rahaga tuleb. Äkki ta nimigi selline sulev, turva võib olla, varu on härras, rahameel on alati hea olla. Kahjuks kuri vaenlane, hüperinflatsioon, kaose sinus loob. Siiski olen surmani sul truu. Kadugu kõik muu. Olen siin, sa ju näed, et olen siin. Jäädes sul truuks kõik ja laulan sul nii. Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Sügavale ei anda. Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Käes papp, siis kui käes papp, ära ma ei anna, kaasas ka ei kanna. Sügavale ei anda. Ja tere tulemast tagasi ja meil mäng läheb siin selline diktaatori mäng on see. Nüüd me hakkame seda mängima. Mul olid siin eelmised osalejad. Nemad said seal kokku seal 9 sekundit, 11 sekundit. Nüüd Peller Rasmus näitab oma võimet. Ja ma ütlen sulle, veel ei ütle midagi tegelikult. Võtan stopperi välja. Ja siis hakkame vaatama. Et ma ütlen läks ja siis... Oota ära veel ütle. Ja siis alustame. Senikaua, ma ei tea, kas te veel sükst asjast olete kuulnud. Kõik siin väga täis praegu. No hästi. Ja läks. 1, 2, 3, 4. Ei tule midagi. Proovime uuesti. Ja läki. Ja läki. Ai, kurat, noh. Ma arvan, et ma olen ennast nii libedaks valetanud, et ei tule neid sekundeid minu pealt. Et mind naljalt kätte ei saa. Ei ole isegi kordagi kunagi mentidega pidanud elus rääkima. No nii, ja proovime veel. Proovime veel. Palju neid sekundeid tuli siin? Mis see rekord on? 20 on praegu kirjas, sina praegu teedki rekordit. Ja proovime veel. Ja läheb. Katki tegid või? Ma ei tea. Proovi, kas sul hakkab? Ma proovin. Vaadata, kas see... Ma ei tea, keegi midagi sisse äkkinud või midagi. Ega see küber... Mul ka ei taha jääda. See ei ole vabalt ära häkitud. Võib-olla küberrünnakuga tegemist. Aia, see... Mina ei ole seda kirja kirjutanud igatahes. See ei taha jääda. No, ei jää.
keegi on sisse äkkinud. Jaa, oota, äkki ma saan niimoodi teata. Siia. No, see võib... Annan proovin. Ahaa! Oota. Oota. No nii, näita rahvale. Näita, tuleb. Ei kuradi. Proovime. Ei ole midagi. Proovime nüüd. Ja läks. Ei. No proovime, kohe tuleb, ma ütlen sulle. Võtame nüüd lähedamalt ka. Jaa! Ja tunne on nagu ükssarvikul. No, kus sa nüüd oma stopperiga oled? Mul on aeg, kogu aeg jookseb. Ühesõnaga, sina võitsid. Palju õnne! Nüüd on selle mängu teine osa. Selleks tuleb. Ma olen juba nii tulihingeline fänn, ma olen näinud. 2 minutit ma panen käima. Ja siis loeme üle, et mitu lööki tuleb. Ja reeglites on siis, et löögid peaksid tulema mis piirkonda, mis tingimustel. Mis sa räägid? Et nüüd hakkavad löögid tulema. Ei, veel ei tule midagi. Aga kuhu ma löön? Oota natuke. Ühesõnaga. Löögid. Löögid, kurat. Ahaa. Vaata siia. Nüüd gorilla pihta. Pead hakkama lööma. Mina panen jooksma aja. Oota. Paneme valmis. Ja 2 minutit läheb käima nüüd! Milline tehnika. Parem kui ennem. Mis sa ise arvad, mis su tulemus oli? Rekord ilmselt. Tunne oli rekordi tunne. Kui see ei ole rekord, siis on rekord kindlasti. Ja kui sa... No, siinkohal ma juba olen isegi nii enesekindlust täis, et kui sa ütled, et see ei ole rekord, siis ma arvan, et sa valetad mulle. Vaat ma ei tea. Aga samas... ma olen valmis vastu võtma kõike, mis tuleb, et... Aga hea on nüüd. Mis sa arvad, mis sa said?
ma arvan, et üle 20 natukene tuli. Minu arust oli 36 või? Võib-olla. Ma olen varem ka neid mänge mänginud, kus peab lugema ja mul endal, tavaliselt ma ikkagi soorituse ajal ei hakka ise lugema. Mul ei ole õrna aimugi kunagi, palju ma sain. Tunde pealt juba praegu ma olen piisavalt olen ikkagi proovinud erinevaid asju, kus on vaja lugeda. Et see... No vaata, aga kui ma ütlen sulle, et 36, kas ma valetan siis või? No, siin ma olen nüüd abitusse olukorda jäänud. Ma olin nii hõivatud selle tegevusega. Et ma arvan, et sa räägid tõtt. Noh, mis kasu sul sellest oleks? Kui sina rekordi saad? Et kui sa mulle ütled, et 36, et noh, ja tegelikult oli 38 või midagi, et miks sa peaksid mulle 36 ütlema? See praegu mulle nagu... Ei ole mingit tolku, jah? Ei tundu nagu, et oleks mingisugust võitu sul siin näha. Aga kui ma ütlen sulle, et see, kes rekordi teeb, saab maksarõnga endale, mis sa siis arvad? Ei no ega, see on siuke kaval nipp nüüd, noh, siin võib-olla vaatajad ei tea, et kui sa hakkad poole peal oma juttu nüüd ümber muutma, et keegi viskab sulle väikse landi niimoodi, et sa hakkaksid enda juttu ümber muutma, siis niimoodi... Noh, kõige levinum viis ongi, kuidas vahele jääda. Et ma nüüd ütlen sulle hoopis midagi muud. Ma pigem jätan selle võimaluse kasutamata ja ütlen, et ma jään oma seisukohtadele kindlaks, mis ma ennem välja ütlesin, et noh, kui sa selle maksarõnga mulle lisaks tahad anda, siis nii on, aga... Selge, nägite, sellised demagoogia võtteid võib veel õppida, kui õpite meistrite käest. Ja mina... koos Pelle Rasmusega soovin teile ilusat esmaspäeva. See algab paari tunni pärast. Olge mõnusad, tehke trenni, ilmataat, käi vittu ja nautige elu. Aitäh! Selle koha pealt, et mis see kõige kasulikum vale kunagi oli, siis eks ise nägite, kuidas praegu on juba mitmest küsimusest kõrvale libisetud. Et see kõrvale libisemine ongi üks kõige kasulikum vale. Kõige kasulikum vale on see vale, millest sul kasu on. Ja selle noodiga ma soovitan teil järgmisse nädalasse minna. Aitäh!